miks ma hakkasin seda rääkima, oli tegelikult see, et näiteks menopausis seisavad naised teatud mõttes ka sellise nagu dramaatilise otsuse ees või nagu selline kahvel saabub. Ja nüüd on see, et mis on nagu hästi oluline see, millest minu töö ja minu selline edaspidine nagu minu jaoks kutsumus on ajendatud, on tegelikult see, et menopausiga saabub see moment, sa kas nii-öelda vannud alla või sa päriselt astud oma väele või oma sellisele sisemisele potentsiaalile vastu. Et seal on nagu selline kahvel. Ja see on nüüd see moment, kus mina tunnen ise seda, et kui ma olin 47 või see 46, kus ma hakkasin nagu mingisuguseid selliseid nagu suuremaid, turbulents hakkas nagu peale rohkem. Ja jumal, kuidas ma oleksin vajanud kedagi, kellega sellest rääkida. Kuidas ma oleksin vajanud kedagi, kes oleks öelnud mulle, et mida ma nüüd päriselt teha võiksin, kes oleks andnud mulle optsioone. Kuule, proovi nüüd näiteks teha oma elustiilis näiteks selline muutus, et ära seda enam tee ja tee seda ja proovi seda. Või siis näiteks ära enam söö sedasi, proovi süüa sedasi. Ära enam nagu treeni sedasi, vaid nüüd proovi liikuda selle poole, sest sind on ootamas näiteks suurenenud siis stressihormooni tõus ja sa pead selleks valmistuma, eks ju. Ja kas ma rääkisin sulle oma seda filmilugu, kuidas mina sain selle kõige suurema äratuse, eks ole, mina pean tegelikult neid menopausi sümptomeid ja perimenopausi sümptomeid tegelikult äratajateks. Ja mida nad siis äratavad tegelikult selle, et kuidas naine peaks pöörama fookuse rohkem endasse. Ja ma täielikult mõistan tegelikult neid naisi, kes ütlevad, et nendel on väga raske seda teha, sest et üsna sageli selles vanuses, eks ole, kuna lükatakse sünnitamist ka väga hilisele ajale, eks ole. Just, et karjääri on vaja teha, on ju. Sest juhtuvad karm asi, et naine sünnitab oma esimese lapse ja järgmiseks on ta menopausis. Eks ole, see ei ole lihtne asi läbi käia. Selles mõttes, et see on keeruline. Ja siis, mida see siis tähendab, eks ole, sellel hetkel, kui sa lähed perimenopausi, eks ole, mis on siis see eelmäng nii-öelda menopausile, siis hakatakse järk-järgult ette valmistama. See pihta hakkab umbes? Tänapäeval on juba siuksed väga varased märgid tulevad seal 35 peale. Ma tean naisi, kes on 38-selt juba täis menopausis, ehk siis ütleme siis selle nagu lihtsalt ära, et menopaus saabub siis, kui 12 kuud ei ole olnud enam menstruatsiooni. Siis on see üks päev või üks ööpäev ja peale seda algab postmenopaus. Post on siis pärast, eks ole. Ja peri on siis perimenopaus on siis see periood, mis eelneb sellele päris menopausile. See võib seal on hästi palju erinevaid arvamisi selle kohta. Mina ise tunnen, et see jääbki sinna kuskil 2 ja 10 aasta vahemikku. See sõltub hästi palju sellest, missugune nagu sinu geneetika, eluviis, missugune on siis sinu keskkond ümberringi, aga ka sellest, missugune oli sinu elu juba 3 kuud või sinu ema elu 3 kuud enne eostamist. Päris raju. Et tegelikult see, mismoodi me kogeme näiteks menopausi ja ka tegelikult puberteeti, selle alged asuvad seal nii-öelda enne eostamist juba. Et need ema kogemused on need, mis ja ütleme, kui stressis oli meie ema ja siis millise nii-öelda stressi tundlikkusega meie sünnime, et kas me oleme siis nii-öelda, ma ei oska seda eesti keeles korralikult öelda ja ma proovin neid vältida, aga see wired, et me oleme nagu kohe nagu nii-öelda lühikese süütenööriga kohe sündides sel lihtsal põhjusel, et meie ema lõi tahtmatult loomulikult sellise keskkonna meile.
ja mul on see kogemus, et ma olen seda selles mõttes, võin käe südamele panna, ma olen ise selle teatud mõttes läbi teinud. Kas see perimenopaus ja menopaus võib olla ka täna nagu üks põhjustest, miks tihtipeale öeldaksegi, et naised võiks, täpselt nagu ei mäleta, aga kuskilt tuleb meelde, 36, 37, 38 on see hilisem periood, kus juba öeldakse, tegelikult peaks hakkama nagu mõtlema selle, kas viimane aeg last nii-öelda saada. Et mul kuskil niisugused numbrid jäänud meelde, alati alla 40 soovitatakse nii-öelda arstide ja ametlikel allikatel, et peale seda juba nii-öelda võib osutuda see asi nagu keerulisemaks, mis iganes põhjusel on, kas nagu rasedus ise nagu siis sellele naise kehale kõrgemas vanuses nii-öelda, mitte et 40 oleks hullult vana, või siis on see tingitud sellest, et ongi see perimenoos ja menopausi faaside nagu lõimumine. No seal on ka see moment, et fertiilsus nagu on ka hästi palju seotud lisaks nagu geneetikale, fertiilsus on teatud see ikkagi seotud ju selle keskkonnaga, kus me oleme ja keskkond ei ole nagu mitte ainult see, mis on õues, vaid keskkond on see, mida me sööme, keskkond on see, millises seltskonnas me viibime ja nii edasi ja nii edasi. Missugused, ma ei tea, missugune on see stressifoon ja kõik muud asjad kokku. Aga üldiselt jah, fertiilsus on ikkagi, ma ei tea numbreid, aga drastiliselt langeb nii siin läänemaailmas tegelikult. Ma tahaks minna siia menopausi ja võib-olla siis ka perimenopausi nagu füsioloogiliste muudatuste ja muutuste juurde, et kuidas siis nagu aru saada, sa tõid selle mensuraaltsükli lõppemisi või väga pika nagu pausi üheks nagu näiteks, aga neid ilmselt on veel, mille pealt saab hakata vaatama, et midagi nagu tegelikult toimub. Aga sa mainisid hästi olulist asja, et sa oleks soovinud, et sinul oleks olnud olemas keegi, kes oleks saanud öelda, mis nagu tegelikult toimub või anda mingisuguseid tööriistu või soovitusi või nii-öelda mõtteid ja kuidas seda asja nagu vaadata, kuidas toime tulla endaga parimisel perioodil. Aga sinul täna on pakkuda naistele, kes tegelikult sellesse jõuavad, praegu juba on selles faasis või sisenemas on sinna seda lahendust, mida sina otsisid. Ma pean silmas just nimelt seda veebikursus, mida sa oled loonud enne. Ja see on muuseas üks ajenditest, et miks ma selle ülemineku kursuse nii-öelda oma 2 aasta sellise sügava sisekaemuse tulemusena ja ka tegelikult sellise nii-öelda uurimistöö tulemusena ja tegelikult võttes ka arvesse kogu minu eelnevat kogemust, sellist 15 aastat nagu joogat õpetades ja õpetajaid koolitades ja kus on enamuses alati nagu naised olnud, eks ju, mehi ka ikkagi. Aga suuresti naised. Ja see on tegelikult üks nendest ajenditest, miks ma selle kursuse kokku panin. Minu perspektiivis või minu sellises visioonis on hästi oluline selgitada asju võimalikult lihtsalt ja võimalikult teostatavatena. Miks ma seda nagu sedasi välja toon, on see, et kuna ma olen koolitanud joogaõpetajaid, see on olnud selline 1,5 aasta pikkune õppeprotsess, kus on nagu tohutult palju informatsiooni ja tohutult palju materjali, aga üsna sageli on juhtunud tegelikult selline asi, et inimesed ei ole neid asju hakanud nagu praktikasse rakendama. Ja seetõttu ma olen proovinud, ja loodan, et see tuleb ka välja, luua midagi sellist, kus võimalikult kiiresti anda võimalikult lihtsalt informatsioon, mis toimub, miks ta toimub, ja siis kohe sinna peale need asjad, need protokollid, need tegevused, need muutused, mis aitavad seda asja või seda vaevust või seda kogemust võimalikult kiiresti muuta paremaks just selle mõttega, et näiteks kui tuua siia see mõõde, et mis on menstruatsioon või menopausi üks suurematest põhjustajatest ja menopausi vaevuste suurematest põhjustajatest. Ütleme liiga varase menopausi, sest väga paljud naised lähevad sinna liiga vara ja see on tegelikult üks hormoon, mis on kortisool, mis on stressihormoon. Ja kortisooli üleküllus või liigne kortisool on tegelikult epideemiline ja mitte ainult naiste seas. Meeste ka. Umbes 70-80% inimestest on kortisooli tase püsivalt liiga kõrge.
Ja see ei ole nagu selline asi, et ma lähen puhkusele ja siis mu kortisol langeb. Ei, sa lähed sinna puhkusele, see kortisoli näitajad on ikkagi liiga kõrged. Ja mis siis juhtub tegelikult on see, et mida mina ise ka kogesin, et kui naine on stressi all, ükskõik missugust naiste asja tegema minnes, sünnitama minnes, või sünnituse jooksul, menopausi sisenedes või juba menopausi jooksul, stress on ja kortisool on üks nagu nii-öelda selline, ma ei taha seda demoniseerida, sest tegelikult on olemas ka liiga madal kortisool, eks ole. Aga sellega tegelemine on absoluutne võtmeküsimus. Ja miks ma selle kursusega tegelikult kokku panin, on see, et anda kõigepealt naistele kätte need esimesed nii-öelda rahustavad teadmised, et sinuga on kõik hästi, see on loomulik. Et need läbi käia, need nii-öelda enamlevinud sümptomid, sest et seal on, ütleme, et umbes kuskil 20 enamlevinud sümptomit on, eks ole. Ja jõuda selleni välja, et missuguseid muutusi tehes, mida juurde võttes või mida ära jättes, on võimalik ennast toetada. Ja üks nendest ja kõige olulisem ja sellel koolitusel ka esimese asjana ma adresseerin tegelikult siis seda nii-öelda stressi teemat, eks ole, ja adresseerin siis seda sümpaatilise ja parasümpaatilise närvisüsteemi tasakaalu, sest me oleme kõik seal selles sümpaatilises, mis on siis kogu aeg see võitleja, põgene või teeske surnut, on ju. Ja siin on nagu see moment, et ma ei leia, et selliseid asju peaks kohe esmajärjekorras hakkama ravimitega lahendama, sest tegelikult need on 80% ulatuses ikkagi elustiili muutustega seotud. Ja nüüd, kui ma räägin lihtsalt ümmarguse sõnaga elustiili muutused, ma tahan siia juurde tuua tegelikult selle, mis selle kursuse puhul ja mida üldse see, mida ma inimestega jagada tahan, on väga oluline. Ma leian seda, et jah, me elame praegu ajastul, kus on väga oluline see, et ma saan kätte selle informatsiooni tüki, mis mida põhjustab. Aga kui ma saan selle informatsiooni, kas siis tegelikult hakkab midagi muutuma? Ei, kui siis midagi ei tee, siis ei muutu midagi. Täpselt, ja tead, ma panen seda niimoodi tähele ja seda ma olen nii-öelda hakanud ja õppinud jälgima nende aastate jooksul, kui ma olen joogaõpetajaid koolitanud ja ise olnud praktiseerija, sest see on nagu põhiline, sa oled praktiseerija esmajärjekorras. Kui me teame midagi, siis sellest ei piisa. Et teadlikkuse üks osa on tegelikult praktiline rakendus. Kuidas ma rakendan seda ja siis seda muutust nagu loon. Ja see on tegelikult paradigma muutus, mis praegu toimub. Ühtaegu on intellekti vaja toita, anda talle see informatsioon. Ja see on hästi loomulik, et inimesed tahavad seda informatsiooni saada. Aga nüüd, mis tuleb nagu juurde panna, on ka see, et selle nagu praktiline rakendamine. Ehk siis, et teha see asi nagu hästi lihtsaks. Et kui naine on perimenopausis, saab oma esimesed märgid, näiteks sellest, et ta ei maga enam hästi. Näiteks ärkab öösel üles, plaks mingisugune kella 3 ajal ja siis kuskil 2-3 tundi ei uinu, sellepärast, et see sama kortisool lihtsalt nii kaua umbes teeb oma tööd, eks ole. Ja mida siis tuleks muuta? Mida saaks nagu sellisest praktiliselt nagu kohe muutma hakata, et mitte siin nagu väga üldiselt rääkida, väga lihtne. Naine on rütmiline olend. Rütmiline selles mõttes, et meil on kõik, eks ole, menstruatsioonitsükkel, kõik toimub kogu aeg rütmiliselt. Rütmide juurde tuleb siis tagasi minna. Väga selgelt, mis tähendab seda, et tuleb oma keha harjutada selliste rütmidega, mis hakkavad nagu seda kortisooli nii-öelda detoksi siis meie kehas siis aitavad nagu seda protsessi läbi viia. Mis tähendab seda, et unerütmid
on täiesti nagu fataalse tähtsusega sellel hetkel. Ja vaat paradoks ongi tegelikult siin see, eks ju, et noh, näiteks see sama naine, kes siis väga suhteliselt hilja sünnitab, ta ei saa oma unerütmidega väga palju arvestada, kui tal on väike beebi, eks ole, ja siis see, mis siis juhtub, eks ole, neerupealised sisuliselt noh, kurnatakse läbi. Ja siis on juba nagu kaskaad neid erinevaid ebamugavaid, kas siis kuni diagnoosideni välja, et ma olen lihtsalt näinud näiteks pealt ühte naist, kes tõesti saigi 2 järjestikku last siis sellises vanuses 40 ala, ma ei mäleta, kas ta oli 2-3 või 4-5 ja ta tõesti oligi nagu vaimse tervise hädadega täiesti hädas, sellepärast, et ta oli lihtsalt kurnatud. Ta neerupealised olid nii kurnatud. Ja miks me neerupealistest räägime? See on nüüd väga oluline, et neerupealised on tegelikult see, et kui menopaus käivitub, eks ole, siis ajuripats enam ei helista munasarjadele, et olge nüüd kenad ja saatke siit nüüd välja nüüd neid suguhormoone, eks ole. See asi lõpeb ära, eks ju, ja väiksemas koguses ja teist tüüpi östrogeeni, eks ole, hakkavad siis tootma neerupealised. Aga kui neerupealised on kurnatud, siis nad ei saa appi tulla. Kas on nii igav? Ei. Okay. Paneb vahepeal aigutama, kui ma ise pikalt räägin või kui teine pikalt räägib. Ja, et see on see on hästi oluline hakata sellega arvestama, et keha tahab ja naise keha eriti, ta tahab arvestada sellega, millal mul on see uneaeg saadaval ja rütmid ja veel kord rütmid või siis näiteks kui unehügienist rääkida, see on minu meelest midagi sellist, mis on nagu täiesti A ja O. Ma olen alati ise olnud ka teatud mõttes nagu selline unefriik. Kui ma ei saa piisavalt magada, siis ma saan aru, kuidas minu mis tahel, kas nii kognitiivsel tasandil funktsioneerimine, ka füüsilisel tasandil, ka emotsionaalsel tasandil, kõik läheb surve alla. Ja ma olen omal nahal tundnud seda, mida teeb see, kui ei ole seda korralikult, seda süvahund, eks ole, teda faasi saanud korralikult läbi teha, aga ka neid teisi faase. Ja unehügieen on nagu see, mis tegelikult selles perimenopausis, eks ole, selles momendis, kui sa hakkad naisena tundma, et seesama, et võib-olla ei maga enam hästi, võib-olla ärrituvus on, eks ole, kõrgem. See tähendab, perimenopausis on tegelikult juhtub siis see, eks ju, et hormoonid hakkavad tugevalt kõikuma. Progesteroon alla, östrogen üles ja see kõikumine on selline nagu niisugune intensiivne protsess, hästi intensiivne protsess, sageli nagu seda saab ette ennustada sellest sõltuvat, missuguses menstruatsiooni või oma tsükli faasis naine nagu on, eks ole, et mingisugused üldised tendentsid seal ikkagi on, aga siis kui sa lähed menopausi, siis on nagu siis kindlustatud nagu üleüldine mõlema langus ja siis toimub nagu teatud mõttes nagu rahunemine, aga see ei ole ka veel selline 100%, kui sa jõuad sinna nagu menopausi hetke, vaid pärast seda menopausi momenti hakkab peale see, kuidas on siis selline, sõltuvalt naisest ikkagi selline 4 aastat veel sellist kohanemist. Tulles selle kursuse juurde, üleminek. Ma tahan kuulajate lihtsalt ja vaatajatele anda teada, et kuskil nüüd praegu siin viskab ekraanile sulle sinna paremasse ülesse nurka see otselink YouTube'ist, et siis ei piisa toksima, vaid klikka sinna ja avab. Aga kui sa juhuslikult ei klikanud, siis veebileht hatu.academy inglise keeles, /uleminek on see veebiadress ja see loomulikult on ka saate kirjelduses, et aga sealt on võimalik lugeda rohkem põhjalikumalt, mida sa tegelikult pakud selle kursuse raames ja mina kui võhivõõrana mõne mõttes võhikuna selle
noh, mõnes mõttes see teema osas ja tegelikult isiklik kokkupuudega puudub, sest mul mehena niisugust asju ei ilmne, siis minu meelest on see leht väga hästi üles ehitanud sul, annab nagu, nagu hea ülevaate sellest, mida on oodata ja toob ka välja nagu hästi erinevaid punkte, mis selgitavad ära selle, mis kasu tegelikult inimese eest saab. Ja ma tean, et sul on ka mingi special offer. Jaa. See ka välja, Special offer oli siis Kris Kala podcastiga seonduvalt 20% soodustust on see, kui Kris Kala podcasti kuulajad saavad liituda ja mul on lihtsalt tohutult hea meel, kui võimalikult paljud naised saavad sellest osa. Sellepärast, et mida kui ma rääkisin sellest naiselike väärtuste aspektist, siis naiselike väärtuste hulka kuulub ka see, et koos kokku tulles luuakse suurem muutus. Ja miks ma ei teinud lihtsalt sellist nagu salvestatud kursust, vaid tegin kursuse, kus me saamegi kokku. Laivis. Me saame laivis kokku ja see on teadlikult. Muidugi on see salvestuse kuulamise võimalus, kui näiteks mingil juhtub midagi ootamatut, et ei saa või tahad pärast üle kuulata, eks ole. Aga et me tuleme kokku. Me oleme ühisenergias, me jagame, me õpime teiste kogemustest ja me tegelikult naistena terveneme läbi selle väga-väga palju. See on see nii-öelda see pühade naiste ringide nagu see printsiip. Võib-olla sa oled kuulnud seda, et kui mingi hulk naisi on piisavalt kaua koos, siis näiteks nende menstruatsioonitsüklid ühtlustuvad. Ja, ma olen kuulnud, jah. See on selline... See on juba omaette fenomen ja paneb asja vaatama natukene teise nurga alt ja tekitab küsimusi. Kui küsimusi tekitab, varem ei ole, siis see tekitab. See tekitab küll küsimuse. Tahaks kuidagi teaduslikult seda vaadelda. Mis see nagu tegelikult toimub on ja miks see niimoodi on? Ja kas seda läheb keegi uurima? No tõenäoliselt mitte. Ei lähe, jah. Nii, et kui sul on huvi, armas ja kuulaja naisterahvas või ka meesterahvas, kes kuuleb praegu ja tunneb ära, et miks mitte kinkida, nagu mina ei näe nagu ka selles mingi probleemi, mõni võib mõelda, et issand jumal, et siis läheb ju mingi vihjene naise kohta, et on aeg hakata, see ei pea üldse sellise nurga alt olema. Et see on pigem mina hoolivuse ja info edasi andmise osa pealt, et kui see sinuni meesterahvas esimesena jõudis, siis miks mitte jagada kellelegi, kes selle teemaga on ei tahaks öelda kimpus, aga tegeleb selle etapiga, kes on selles etapis sees, protsessis sees või on sinna sisenemas või lihtsalt jagada kellelegi, kellele see tulevikus osutuda kasulikuks ja hädavajalikuks informatsiooniks. Aga tahtsid midagi öelda? Tahtsin seda öelda, et ma sain just ühe kirja. Ma sain ühelt naiselt kirja, kes kirjeldas väga autentselt seda, kuidas, ja ma lugesin need kokku, ta on parasjagu üheaegselt kimbus 15 erineva ebamugava sümptomiga. Ja need ebamugavad sümptomid, eks ole, mida me ei ole kordagi nendest siin ühtegi sõna praegu siin rääkinud, aga klassikalised kõik asjad, eks ole, kuumahood, siis nii-öelda kognitiivsed nii-öelda häired, ehk siis mälu ei tööta, fookus ei tööta, emotsioonid käivad ülesse alla, ei suuda keskenduda, pluss siis öised higistamised, und ei ole ja mis mind kõige rohkem tegelikult kõnetas, oli tegelikult see, et see naine oli jõudnud sellisesse nagu sellisesse seisu, et tal oli ära kadunud ka igasugune enesekindlus. Sellepärast, et see ongi see, mida tegelikult teatud mõttes menopausi ja perimenopausi lõpufaas, eks ole, ütleme paar aastat, 3-4 aastat enne päris menopausi ja pärast seda ka 3-4 aastat, et seal on see selline, teeb naisega on see, et ta niikuinii on sees poolt kompromiteeritud nii-öelda, et on nii paljud, millega peaks tegelema kõigepealt, nii palju ebamugavusi, millega peaks tegelema, pluss see, et sa ei tunne iseennast enam ära. Sa ei saa aru,
enam nagu näiteks reaktiivsus, näiteks nagu kiire reaktsioon millelegi, ütled nagu halvasti või lähed kergesti närvi, ärritud, sind häirivad nagu mingid asjad, mis on nagu sa vaatad iseennast kõrvalt, kui see suutlikkus veel on, eks ole, mis nagu toimub, eks ole. Ja siis, kui ta kirjeldas seda, see naine kirjeldas seda, et ta ei tunne enam, et tal oleks motivatsiooni särada. Siis ma sain aru, et tegelikult jah, et seda kursust on 100% vaja, sest selle kursuse lõpuks, kui me oleme läbi töötanud need samad sümptomid, me oleme kõik need läbi vaadanud, kuidas nad ilmnevad, miks miski asi toimub, millega ma saan seda leevendada ja võib-olla millal tuleb minna ja küsida hormoonravi, eks ole, mõndasid asju ei saagi võib-olla ohjesse, aga umbes 80% tuleb naisel ikkagi ise panustada, sellepärast lihtsalt, et meie kehad on tohutult targad ja meil tulebki, menopausi jõudes meil tulebki õppida seda elama, seda kehatarkust, õppida usaldama seda kehatarkust ja tegelikult selleks ei ole vaja teha midagi väga keerulist. Ma toon lihtsalt ühe näite, mida ma joogaõpetajana julgesti kõigile soovitan. Ja mida ma tahan rõhutada, et sellelt kursuselt saavad naised kaasa selliseid nii-öelda kasulikke asju nii videote näol, aga ka praktikate näol, mida pärast sa saad teha tasuta. Näiteks hingamine. Kui paljud inimesed teadlikult võtavad ette mingisuguseid nii-öelda, on ka teaduslikult uuritud hingamistehnikaid, mis saavad neid toetada, nende närvisüsteemi toetada või nende seda kortisooli detoksi nagu toetada või siis seda sümpaatilise, parasümpaatilise närvisüsteemi tasakaalu loomiseks. Et kui harjutada ennast nagu pisitasa, näiteks 3 minutit päevas pühendama sügavuti ühele konkreetsele tasakaalustavale hingamistehnikale, siis see võib luua väga võimsa muutuse ainult juhul, kui seda teha järjepidevalt. Ja võt siin, kus ma räägingi, miks tulevad naise ellu, siis miks muutuvad need rütmid nii oluliseks, et meil tuleb ise ennast nii-öelda igal hommikul valida. Vaata, kui räägitakse suhtest, sellisest mehe-naise suhtest, et siis on selline ütlemine, et sa pead igal hommikul otsustama, et sa valid selle mehe või sa valid selle naise, sa otsustad igal hommikul. Ja menopausi või perimenopausi jõudes naisel on tegelikult vaja igal hommikul otsustada valida ennast. Valida ja õppida oma keha sügavuti tundma, sest need samad äratajad, mis tulevad nende ebamugavate sümptomite näol, on lihtsalt nüüd tulnud näitama, kuna östrogen enam ei toeta, eks ole, östrogen toetab kehas nagu kõiki süsteeme, mitte miski ei jää puudutamata, kõik keharakud on nende retseptoritega varustatud sisuliselt. Siis nüüd selleks kohanemisperioodiks, mis on siis see ülemineku iga, eks ole, mis sisaldab endas seda perimenopausi ega menopausi ja postmenopausi teatud osa, eks ole, see on tegelikult pikem periood. Aga siis on see, kus juhatatakse naine nagu just sinna, et ole pai, kuula nüüd oma tarka keha. Ja hakka proovima, hakka häälestuma endale, hakka ise ennast kogu aeg rohkem valima. Ja sellepärast on ka see põnev, minu meelest nagu väga põnev aeg, et selles mõttes naised, kui nad jõuavad menopausi, võib-olla sa oled kuulnud seda, et juhtub see, et nad seesama, mis me rääkisime, et tüdruk umbes 11-aastaselt veel teab, eks ole, kelleks ta tahab saada, mida ta tahab teha, millist, lapsena sa ei mõtle sellele, milline on sinu missioon. Aga naistesse sigineb nagu selline kõrgendatud teadvus, tasand oma missioonist. Või siis sellest uuest väljundist, mida naine tahaks nagu teostama hakata. Ja lihtsalt teatud mõttes, et nagu lohutuvalt öelda, et need ebamugavad sümptomid
on siis selline natukene nagu tuleristsed enne seda, kui sa sellele täispotentsiaalile ligi saad. Aga see lootus ja see uks, kus vahelt nagu valgus paistab, on kogu aeg avatud. Ja kogu selle nagu ka selle kursuse mõte on tegelikult see, et me ei pane seda lootuse ust nagu kunagi kinni. Ei ole nagu väljapääsmatuid olukordi. Jah, meil tuleb kohaneda, jah, meil tuleb õppida näiteks oma taldrikut, ma ei pea silmas ainult toidutaldrikut, aga näiteks elutaldrikule nagu vähem asju. Vaadata, mis on olulisem, vaadata, kuhu ma energia saan suunata, et mul ei ole enam seda kogust energiat mingi aeg. Muidugi saab juurde seda energiat luua, eks ole. Kui me läheme siin, ma ei tea, jõuharjutuste juurde või biohäki juurde, ATP juurde, nii-öelda loomise juurde või mis iganes. Aga ikkagi tuleb arvestada seda, et keha vajab selleks ümberhäälestuseks rohkem energiat. Ja õppida ka tohutult palju rohkem endale andestama. Näiteks neid samu emotsioone. Neid samu pursatusi. Et ma isegi panen vahel enda puhul tähele seda, et eile näiteks oma abikaasale lihtsalt ma tundsin, et ma ei suuda talle intellektuaalselt enam ära seletada, et kuule, mul on praegu nii, et ma tunnen nii, kui mul on nii. Ei olnud enam võimalik. Mind aitasid ainult pisarad. Ja ta sai kohe aru. Et ma lihtsalt selline enesearmastuse moment muutub hästi oluliseks ja igal hommikul enda valimine, aga muutub ka oluliseks tegelikult see, et me hakkaksime enda ümbritsevaid inimesi, oma perekonda, võib-olla, ma ei tea, kuidas kollektiivides, kui suured, väiksed kollektiivid, kindlasti seal on mõned lähedasemad kolleegid ja mõned vähem lähedased kolleegid, eks ole, aga selle informatsiooni jagamine selle kõige ümber. Selle nii-öelda peegelduste moment ja siiras harimine, teiste informeerimine, perekonnas eriti. Ma toon siia ka sellise nagu lõpusa loo juurde, et seesama 14-aastane poeg, eks ole, ta kuulis mind sageli seda rääkimas oma abikaasale neid teemasid, sest mind panevad need põlema. Sest see tundub mulle lihtsalt niivõrd põnev ja see tundub mulle põnev sellepärast, et seal on peidus potentsiaal. Ja ma armastan potentsiaali ja ma selles mõttes armastan ka uusi alguseid väga, et mulle meeldib kõik, mis on seotud ka uute teadmiste ja põnevate potentsiaalidega ja nüüd toimubki selline potentsiaali avastus ja pidevalt jagasin ka muidugi kõiki neid väljakutseid, et seda oleks lihtsam mõista. Ja siis ühel hetkel tuli see 14-aastane, ema, kuule, mis asja sa rääkisid, see mingi meno asi, mis sellega on? Ja siis oli väga meeldiv võimalus tegelikult 14-aastasele selgitada seda kõike lihtsate sõnadega. Ja ma arvan, et ongi hästi oluline saada nendele protsessidele nii-öelda lihtsad seletused ja ka siis võib-olla alguses lihtsamad ja vähem energiat nõudvad sellised protokollid või elustiili muutused või kas või toitumissoovitused või liikumissoovitused või toidulisandite soovitused või biohäki soovitused, eks ole. Iga asja juurde ma proovin anda nii palju võimalikke variante, mille hulgas siis naine ise valib, sest me ei ole keegi ühe mütsiga löödud. Nii palju kui on erinevaid menopause või perimenopause, nii palju on erinevaid naisi või tegelikult vastupidi. Aga jõuab siis siia kohta, kus sa saad jagada ka neid peamisi sümptomeid ja kuidas neid kogetakse. Sa ütlesid, et neid ligikaudu 20 tükki, eks ole? Tegelikult on neid rohkem. Rohkemgi on ju. Väga palju. Ilmselt kõiki läbi lihtsalt ei jõua ja võib-olla ei ole mõtet käia ka. Ma saan aru, et kursuselt ikkagi peatub pikemalt ka nende kõikidel. Aga mingid tuntuma, mille poolest, ütlesid kuumahood, okei, ma olen ka kuulnud mehena seda, et kuumahood on või võivad tekkida, aga mis veel? Ja võib-olla nagu peatudagi mõnel korra, et ka selle poole pealt, et mis see nagu on sümptom, miks see võib-olla tekib
võib-olla üldistatult rääkida, miks üldse sümptomid tekivad sellise viisiline või konkreetne sümptom ja mis see siis see, leevendus on, sa küll tõid näited siin, et ongi biohacking ja toitumine, eluviis ja kõik see muu juurdeine, hingamine, et alati ei pea nagu minema nii-öelda raviteed või mingisuguse retsepti nagu teed, aga natuke laiemalt sellest ka. No kui me rääkisime, eks ole, kuumahoogudest, siis ma tahaksin sinna juurde ikkagi midagi ütelda, kuna see on enam levinud, eks ole, siis ma tahaks siia midagi tuua, mis üks näide, mis võib-olla aitab seda natuke mõista, kuidas see kehas toimub, et kui olla mees, et mis aitaks mõista, näiteks kui saad mesilase käest nõelata, siis kui sa oled kogenud, kui sul on mingisugunegi nagu nii-öelda väike nagu allergiline reaktsioon sellele, ma ei tea, kuidas sina oled kogenud, aga minul on näiteks mesilase või erilase nõelamisest on alati alguses tekib selline kuumatunne ja siis pärast tekib külmavärinad. Et selline on see asi, mida siis osad naised nagu kogevad niimoodi, et osad tunnevad, et see algab nagu peast, eks ole, ja siis läheb kogu keha peale laiali. Et kui mõelda sellise asja peale, et mõned naised kogevad seda näiteks 30 korda päevas. See on päris rets. Siis ma ei tahtigi öelda seda, et mis tunne oleks 30 korda päevas saada erilase käest nõelata. Et see on päris rets, see on nagu selline päris suur läbielamine. Aga selle leevenduseks on olemas hästi palju erinevaid võimalusi, sõltuvalt siis sellest ka, et missugused harjumused naistel neid nagu põhjustavad, eks ole. Üks hästi lihtne meetod on tegelikult see, et vaadata üle oma alkoholi tarbimine. Ma toon sellise näite, et minul on näiteks selline, et isegi kombucha, milles sisaldub väga väike kogus, võis mulle põhjustada kuuma hoogu. Mis on siis happelise tulemusena või mis seda põhjustab? Ei, see on lihtsalt see, et mida alkohol nagu teeb sinu kehaga, see on selline nii-öelda rünnak sisuliselt, eks ole. Pluss siis, või siis näiteks kohvi. Liigne kohvi on liigne stimulant. See tegelikult on nii, et kui sa kohvi jood, eks ju, ja ma ei ütle, et see kõikide puhul nagu kehtib, aga see on see, et lükkab üles kohe nagu kortisooli taseme. Väga kiiresti ja püsib seal kuni 6 tundi süsteemis sees, eks ole. Liigne kohvi joomine kindlasti võib aidata, kui vähendada kohvi joomist, näiteks 1 tassini päevas või midagi sellist võib aidata, eks ole, kuumahoogude puhul. Siis veini järgi jooge enam? No, see ongi nagu see, et tuleb enda peal proovida. Et mina muidugi ütlen seda, et olles nii kaua aastaid, ma ei ole joonud alkoholi vist, ma isegi ei mäleta mitu teist aastat. Võib-olla juba 20 aastat. Patsa ka? Rastlane siis või? Mina ka. Ja ma ei mäleta nagu seda enam, aga ma soovitan küll, sest ma tegelikult tõesti ei tea ühtegi head asja, mida alkohol kehale teeks.